лучше сегодня нам всем встать. Ja soovime Jumala rahu nendele, kes meie ümber on ja tervitame neid. И пожелать Божьего мира всем тем, кто вокруг нас, и поприветствовать друг друга. Jumala rahu. Nii, me võime nüüd istuda. Можете присесть. Ja nagu ikka on meil loodetavasti rahvast üle Eesti tulnud kokku. И мы надеемся, что сюда приехали люди из разных уголков Эстонии. Ja see on unikaalne aeg aastas, kui metodistid võivad kõik ühte paika laagriks koguneda. И это уникальное время, когда методисты из разных мест в Эстонии могут собраться вместе. Nii et ma lihtsalt palun teil kätt tõsta. Kõik, kes te olete tulnud Harjumaalt või Põhja-Eestist, Tallinna piirkonnast. Пожалуйста, поднимите руку, кто из Харjumaa, из Северной Эстонии. Ahah, kes on ida poolt? Кто из Востока? Ahah, meil on Narvas, Jõhvis, Из Нарвы, Kohtla-Järvel, Kohtla-Järvel, Kunda. Mujalgi on kogudused ja teenimispunktid. Kes on Lõuna-Eestist? Кто с Южной Эстонии? Päris hästi. Очень хорошо. Ja, need kohe, muidugi need, kes on Lõuna-Eestist, ei julgenud kokku istuda mingil põhjusel. По какой-то причине, кто из Юга, они почему-то вместе боятся садиться. Noh, pole viga, laager on veel noor. Но ничего, лагерь только начался. Kes on Läänemaalt, saartelt? Кто с островов? Voh, С Läänemaa. ma arvan, tegelikult on siin veel, kes on Läänemaalt ja saartelt. Ja Я думаю, что тут еще есть люди с островов. Pärnu Из on ju. Pärnu. Ja kuulsin ka sellist kuulujuttu, et saartel olevat oma registreerimislaud olnud juba see Я aasta. слышал, тут слухи ходят, что у островитян, у тех, кто с Саареmaa, например, у них там свой регистрационный стол, где они сами регистрируются. See ongi okei, neil on oma pealinn ka ja muud Но ничего asjad. страшного, у них и столица своя. Nii, kas ma jätsin kellegi välja? Kesk-Eesti, Из центральной Paide, Эстонии. Tartu. Ma ei tea, kas Tartu on lõuna või Kesk-Eesti? Tartu on vist lõuna. Tartu, наверное, к югу больше. Из Paide кто-то был. Jah. Tänu Jumalale eri paikadest on rahvast. Слава Богу, что есть люди с различных мест Эстонии. Ja nüüd, kui meid on rohkem, me palume, et kui te pole veel võtnud tõlkeaparatuuri, kellel vaja on. И теперь те из вас, которые нуждаются в переводе, и вы еще не взяли аппараты, Siis olge hea seal meie tõlgi Tanja ees, te näete kahte kohvrit. то сзади у нас сидит наша Таня, и там есть два таких саквояжа. Ja kanal 7 tõlkeaparatuuridel on siis venekeelne tõlge. И на 7 канале будет перевод на русский язык. Ja luban teile seda, И я обещаю вам, et kui te tähelepanelikult kuulete, mida Tanja teile ütleb, что если вы будете внимательно слушать то, что Таня будет говорить, ja oma elu selle valgel muudate, и если вы будете менять свою жизнь по слову, которое услышите, siis on tõlkeaparatuuri kasutus teile tasuta то selle korral. использование аппаратуры вам сегодня будет бесплатно. Palun. Пожалуйста, не благодарите. Aga natuke tõsisemalt need tõlkeaparatuurid kipuvad tihti ka kaduma, nii et väga palume, et eriti laagri lõpuks, aga tegelikult peale igat teenistust ka pange need sinna tagasi, kus te võtsite. Но просьба теперь более серьезная тема, что очень часто какие-то аппараты теряются после мероприятий. Поэтому, пожалуйста, когда будете, перед тем, как вы ходите, кладите аппараты туда-обратно. Nii. Nüüd küsin ka seda, et õigemini ütlen selle kommentaari, et oli näha, et uusi nimesid oli palju registratsioonis. Tähendab, registreeritud oli palju uusi nimesid. Mitte nii väga saare lauas, aga üle Eesti peale. Okay. Ja nüüd on kaks võimalust, et kas paljud on tulnud anonüümselt ja nime vahetanud või siis meil ongi palju uusi inimesi, on ju. Ja ole hea, tõsta käsi, kui sa julged, kui sa oled täitsa esimest korda suvekonverentsil. Ahaa. Ja, tere tulemast. Tere tulemast. Minu ema, kes on muuseas ka siin laagris kuskil
tema õpetas mulle lapsest saadik, et esmamuljet saab ainult üks kord jätta. Nii et ma loodan, et meie inimesed jätavad hea esmamulje, aga veel enam ma loodan, et Jumal teid siin olles puudutab ja muudab teie elusid. Nüüd me ütleme veel Marianniga koos mõned teated ja kõige tähtsam teade ilmselt on, oleneb kellest sõltuvalt, saun ilmselt on kõige tähtsam, on ju. Millal sauna saab? On nii? Mariann, millal sauna saab? Sauna saab, aga kõigepealt täna meil on peale seda teenistust kell 21.30 osadusõhtu. Taavet, kas sa mäletad, mis seal toimuma hakkab? Jaa, kui ma õigesti mäletan, siis me kuuleme seal võrratult head muusikat ja me kuuleme ka tunnistusi ka missionipõllult, nii kaugemalt ja võib-olla ka lähemalt ja oleme koos osaduses ja äkki oli mingi magusamps ka juures. Just, nii et tere tulemast, kindlasti ärge jätke tulemata ja peale seda saab sauna ka. Nii et kõik, kes tulevad osadusõhtule, pääsevad sauna ka, ma luban. Kas nii mehed kui naised saavad täna sauna? Meil on ka meestele ja naistele eraldi saunad, nii et kõik saavad, kes soovivad. Ujuda saab ka, kes täna on julgab. mõlemad soojad ka. Jah, väga hea, et sa ujumist mainid. Ujumine on küll saunast natuke kaugemal. Nii et kui te tahate otse leiliruumist joosta, siis teadke lihtsalt, et see saab pikk ja pime jooks olema, aga need võtke ette vaatlikult. Aga alla mege. Ja mis on oluline ujumise puhul, nüüd eriti, kes on tulnud peredega, meil on siin palju peresid, noori lapsi, et ujuma keegi siis alaealine ei lähe ilma selleta, et vanemad seal juures oleks ja samuti alaealised tegelikult üldse sinna rannapiirkonda läbi selle rohelise uue aia ei tohiks minna niimoodi, et vanemate juuresolekut ei ole. Aga vesi oli täna päris tundus soe, on ju, kes käisid? Ja siis täna meil lastega noorte tööd ei ole, aga homme on. Nii et ma paluks kõigepealt Lea, kas ta on siin meil? Tule natukene räägi, mis homme laste töös toimuma hakkab. Tere! Meil on päris palju lapsi ja see teeb rõõmu ja ma tean meie homseid plaane ja see teeb ka rõõmu ja kuna need mõtted on nii head, siis me tegime vanusepiirangu, et kõik ei tuleks. Et meil on vanus on 3–10 ja 11 läheb juba teismelistesse ja kuna suvekonverents on nii lühike, siis me tegime programmi ikka hommikust õhtuni, et meil hakkab kell 9:15 klubihoones. Tooge kõik vanemad oma lapsed ja vanavanemad oma lapsed sinna ja siis meil läheb, me saame meisterdada, kuulata, laulda, mängida kõike, mida lapsed unistavad. Ja siis tuleb väike paus ja kella 4 läheb meil edasi üks Emmause rännak maastikumäng kella 5:30. Ja õhtul on ka veel filmi vaatamine, Jeesuse elu filmi vaatamine kuni kella... seda ei tea. Nii et meil on hommikust õhtuni ja lastele midagi teha ja pisemate eest me hoolitsesime ka, et kõik pisikesed võivad siis seal nurgas mängida ja vanemad saavad olla teenistustel. Aitäh, nii et kindlasti kõik lapsed homme saate minna ja ma usun, et teil tuleb tore päev. Aga meil on ka üks tähtis info. Meil on siin ka meedik, medõde, kus sa oled meil siin, Kadi Palm. Vaadake palun tähelepanelikult, kui keegi lastest jookseb või noortest või midagi juhtub või pea hakkab valutama, siis võite julgelt minna seal, kus söökla on, meil on paremal pool üks ruum. Seal on kontoriruum, nii et seal meil on meedik ka, nii et võib-olla mõnel läheb abi vaja ja täiskasvanutel ka. Nii et siis võite tema poole pöörduda. Ja ma ei tea, kas meil on tema telefoninumber, nii et võite pildistada, et kui läheb vaja, võite helistada temale. Ja siis räägi meile palun noored lapsed, kas nad tohivad üksi kusagile siin minna territooriumist välja või? Jah, nagu mainitud, tähendab, ma juba mainisin ujumist, aga üldse laagri territooriumilt siis noored ja lapsed pigem mitte minna välja või tähendab, ei tohi välja minna. Aga kui teil on mingid kaugemad käigud, siis tähtis on see, et keegi teab ja kui te olete alajaane, et keegi teiega kaasa tuleb. Aga noori ja lapsi on meil tõesti väga palju seekord. Kui ma sain õigesti aru, siis ka
noorte hulgas kas 13–25 vanuses on meil vist 40 registreerijat, nii et ilmselt on ka noortetöö toimumas, aga ma ei tea, kas me seda infot vist võime Liidia ka homme tuleb, anda. räägib. Okei, Liidia, palun. Ole hea, tule ütle meile, mis noored teevad. Ja meil on siis väga äge noorteprogramm homme tulemas. Me teeme niimoodi, ütleme hommikul, kui siin hakkab programm, siis me ülistuse oleme ära ja siis lähme noortega siis alla kirikumajja. Ja homne tõotab tulla üks väga põnev päev. Meil on hommikul piiblitund, mida siis tuleb läbi viima Ele ja ta räägib siis sellest, mis asi rahu üldse on, mida see nagu tähendab, kui Jumal annab meile rahu, kuidas ta vastu võtta, kõik siuke nagu põhiline. Aga ma usun, et see on ka nagu väga põnev kuulamine. Ja siis meil on muidugi igast ägedaid aktiivseid tegevusi. Meil on ühesõnaga väga äge programm. Ja õhtul meil on noortekas ja sinna tuleb Naatan, tuleb rääkima meile, et sellest, et kuidas olla rahutegija. Nii et väga head teemad on, väga ägedad tegevused on, nii et kui sa oled 11 ja vanem, siis tule julgelt meiega koos hängima. Kas 40-aastased tohivad ka tulla või? Ei. Teeme, et kui sa oled vanem kui 26, siis ära tule kuula siin seda põhiprogrammi siis. Nii et kõik, kes on 26+, teie peate kahjuks siin või rõõmuks peate siin meiega olema. Ja Urmas Sass on, aga jah, õige. Nii, nüüd, kas meil on veel teateid? Viimane asi veel võib-olla, kui sa ei tea veel, kus sa elad, siis, ja ka sul on nimesilt olemas, kus sa ööbid täna, sest siin all on 2 tähte väga imelikult. Minul on näiteks VM ja siis on number ja V. See VM tähendab maja. Et kas see VM on valge maja või siis on kirikumaja KM, et see sõltuvalt sellest siis, mis toanumber ja mis majanumber, aga see teine number on 2V tähendab Vesli grupp, et see on, kui te vaatate homset kava, siis me homme selgitame veel juurde. Nii et kui need märgid ütlevad, kus te elate, siis ülejäänud programm ütleb, kuhu te lähete, on ju, kuhu me oleme teel ja kava on meil tegelikult see aasta, ma ütleks küllaltki selline leebe just selles mõttes, et teil natuke jääb ka vaba aega ja aega randa minna, aga ikkagi kõigega selle keskel me tahame õppida koos Jumala sõna, aga me tahame ka olla gruppides osaduses, jagada oma eludest ja koos ülistada ja teenida Issandat. Nii et meil on tegelikult palju käsi, kes siin on abis mingil ühel või teisel viisil ja võib-olla me kõiki ei suuda tunnustada kohe või mainida, aga me oleme igaühest tänulikud. Oleme tänulikud meie tehnika inimeste eest, kes nuppu keeravad ja juhtmeid hoiavad kuivana ja töös. Oleme tänulikud, et saartelt on meil ansambel, kes meid ülistuses juhib, kellel oma registreerimine oli. Ja nii paljudele veel, keda te siin järgneva 2 päeva jooksul näete. Ja siis me anname nüüd edasi teatepulga meie piiskopile. Armu ja rahu teile, armsad sõbrad, südamest hea meel teid kõiki tervitada sellel suvekonverentsil, mis, kui mu mälu ei peta, nii nagu ma kuulsin, on järjekorra numbriga 22. Kas keegi teist kõik 22 aastat siin kohal ka käinud on või on keegi selline? Üks käsi on 2, 3, 4, 5. Ohoh, teeme neile ühe vahva aplausi. Nii et olge hea, võtke siis neist õppust ja järgmised 22 aastat siis planeerige, kus te augustikuus olete. Aga selle suvekonverentsi teemaks on rahu olgu teile ja ma usun, et see on väga oluline teema tänapäeval, eriti sellisel äraval ajal, kus me täna elame, kus on põhjust mitte omada rahu väga palju. Selleks on kas siis sündmused meie ühiskonnas, kaugemal või lähemal. See võib olla meie majanduslik olukord, see võib olla meie riigi poliitiline olukord, see võib olla meie suhete mured, see võib olla meie suhe Jumalaga, mis võib-olla ei ole päris selline, nagu me tahaks, et ta oleks. Ja tihtipeale meie elus seda põhjust muretsemiseks, põhjust
millegi otsimiseks või põhjust olla mures või ärevil on teinekord päris palju. Kuid Luuka evangeeliumis üles tõusnud Kristus ütlebki oma jüngritele, rahu olgu teile. Ja kui me vaatame Johannese evangeeliumi, siis 20. peatükis, kui mu mälu ei peta, siis Jeesus ütleb seal isegi 3 korda rahu teile. Nii et see soov on meie issanda soov, et meil oleks rahu. Kujutate ette? Et see ei ole lihtsalt midagi, mis oleks hea, et ta meil oleks. Ei oleks paha, kui ta meil olemas oleks. Vaid see on meie issanda soov, et Jumala rahu oleks meil olemas. Ja see on suur õnnistus. Ja seepärast sellel suvekonverentsil me räägime sellest, mis on Jumala rahu, kuidas seda Jumala rahu saavutada, kuidas säilitada või hoida seda Jumala rahu, kuidas panna oma lootuse issanda peale. Ja minu lihtsalt väike palve või soovitus meile kõigile ja iseendale on see, et me kasutame seda aega, mis meil on. Jumala otsimiseks, võib-olla selle rahu taastamiseks, võib-olla selle rahu kaitsmiseks ja hoidmiseks oma südames, sellest rahust õppimiseks ja et me igal vestluses, igas võib-olla grupis, igal piiblitunnil ja jumalateenistusel, et me otsiksime issandat, otsiksime tema rahu, tema ligiolu ja et see Jumala rahu saadaks meid mitte ainult siin selles paigas, vaid ka kui me siit ära sõidame, et see Jumala rahu on koos meiega. Ja hetke pärast me tuleme issanda ette, tuues talle tänu ja kiitust ja ülistust, aga enne kui me seda teeme, alustame siis ametlikult selle suvekonverentsiga säärasel viisil, et me üheskoos palvetame. Nii et tõuseme üheskoos palveks ja usaldame terve selle konverentsi issanda kätte ja palume tema õnnistust, tema armu ja tema rahu, et see oleks meiega. Issand, sina näed meid. Me oleme tulnud täna erinevatest Eestimaa paikadest ja oleme täna siin ja oleme sinu nimel koos. Nii nagu sinu jüngrid, Jeesus, olid sellel ülestõusmise päeval üheskoos koos ja sina tulid ja ütlesid, rahu olgu teile, siis issand, ütle need sõnad täna ka meile. Ja võib-olla kui mõned meist on täna tulnud siia oma argipäeva murede juurest ja meie südames võib-olla täna ei ole veel seda rahu. Meie mõtted kuskil luitavad ringi ja meie südames on mure ühe või teise või kolmanda asja pärast. Ja võib-olla kellelgi on meil olnud nii kiire, et meie suhe sinuga on kuidagi unarusse jäänud, siis issand, sina täna ütle oma rahu meie südamesse. Las sinu sõna toob täna rahu meie südamesse. Las sinu püha vaimu puudutus toob rahu täna meie südamesse. Issand, et me võiksime omada seda rahu sinus. Issand, andesta meile meie patud ja eksimused. Me palume, et Kristuse Jeesuse veri peseb puhtaks meid kõigest ülekohtust ja halvast. Issand, me palume, et meie mõtted võiks olla täna suunatud sinule. Issand, me palume, et sinu püha vaimu vägi võiks täna täita ja langeda meie peale. Issand, me palume sinu püha ligiolu ja õnnistust tervele sellele suvekonverentsile, mitte ainult sellele hetkele praegu siin. Ja palume, issand, et kogu see programm võiks olla õnnistuseks meile ja ülistuseks sulle. Palume, issand, et sa õnnistad ja kaitsed ja varjad meid kõige halva ja kurja eest. Annad meile imeilusat ilma, suurepärast osadust üksteisega. Õnnistad meie nii lapsi kui meie noori nende programmides. Õnnistad ja hoiad kõige halva eest. Issand, olgu sinu hea käsi meie üle ja selle laagri üle. Issand, me täname sind selle eest, et võime koos olla sinu nimel ja usaldame selle aja ja iseendid sinu kätte. Jeesuse Kristuse nimel ja Jumala rahvas ütleb Aamen. Toome issandale kiitust, tänu ja ülistust. Ja see on aeg, kus me võime tulla issanda trooni ette. Ja keegi meist ei ole kõrgemal ega madalamal. Keegi ei ole rohkem või vähem tähtis, vaid me võime võrdsena tulla ja seista meie ühise Jumala trooni ette, kes meid kõiki on armastanud ja on oma elu andnud meie eest. Ja igatseme ja soovime seda, et me võiksime oma südame avada ja ülistus laulu kaudu on üks viis, millega me võime tuua Jumalale tänu ja kiitust. Aga oluline on see, et sinu süda oleks selles,
ja sa kogeksid kogu oma olemusega seda, mida Jumal on sinu heaks teinud ja ta on seda väärt, et tuua oma au ja kiitus temale. Ja mida muud me palume kui seda, et Jumal võiks tulla oma püha vaimu kaudu sellesse paika esimesest hetkest alates ja võiks kohtuda täna sinuga selles kohas, kus sina oled ja sa võiksid päriselt saada puudutatud ja kogeda tema vaimu lähedalolu selles kohas, kus sina oled. Nii et tule püha vaim, see on täna meie palve ja ava oma suu, ava oma süda ja täna Jumalat. Tule püha vaim oma vaega. Tule püha vaim meid puhasta. On sinus kõik, mis meil vaja. Su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma vaega. Tule püha vaim oma vaega. Tule püha vaim meid puhasta.
teda kiidame, Jeesust kiidame me, Jeesust kiidame me. Me kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame, Jeesust kiidame me. Me kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud vabast ja ma ei karda midagi. Ta tegi vabast ja mu süda rõõmustab oma kuninga üle, oma Jumala ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame, Jeesust kiidame me. Me kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame, Jeesust kiidame me. Me kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud vabaks ja ma ei karda midagi. Ta on teinud vabaks ja mu süda rõõmustab oma kuninga üle, oma Jumala ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud vabaks ja ma ei karda midagi. Ta tegi vabaks ja mu süda rõõmustab oma kuninga üle, oma Jumala ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota ta. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota.
kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks ja sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid
aitäh meie imelisele ülistustiimile, aitäh Jumalale. Aga nüüd ma kutsuksin ette Kätlini Rakvere kogudusest, kes jagab meiega oma tunnistust ja siis peale seda siis Taavi jagab, mida Jumal on ta südamele pannud. Nii, tere, mina olen Kätlin ja annan oma tunnistuse. Ma usun, et usule ma olen tulnud tänu oma vanavanemate palvete läbi ja kindlasti on olnud veel eestpalvetajaid. Ja tänu Jumalale kõikide eestpalvetajate eest. Ja ma usust kuulsin juba väga väiksest peale. Ja ma muidugi uskusin, et Jumal on, aga ma ei võtnud teda nii tõsiselt, kui oleks pidanud. Ja minu elus oli hetki, kus ma tundsin, et need teod, mis ma teen, ei ole õiged, kuna ma nagu tundsin, et keegi näeb seda. Aga ma kahjuks ikkagi tegin. Ja ma käisin lapsena pühapäeva koolis ja koguduses käisin, kui vanemaks sain. Ma palvetasin, aga piiblit ma ei lugenud. Ja see oli selline kõikuv ja ma ei tea isegi, miks ma tollel ajal koguduses käisin, sellepärast, et siis tundusid need tunnid nii igavad. Ma vaatasin kella, et millal ometi juba kirik läbi saab. Aga ühel hetkel siis Jumal tõi mulle ühed inimesed ja olukorrad minu elus, mis ma olen teinud, et ma pean nende inimeste juurde minema ja vabandust paluma. Aga ma sellel hetkel teadsin, et ma ei tee mitte kunagi seda. Ja siis see jäi sinna paika. Ja ühel hetkel siis meie kogudusse tuli uus pastor, aga mina seda siis ei teadnud, kuna ma käisin teises koguduses. Aga kui ma jälle sattusin meie kodukogudusse, siis seal oli Taavi koos oma perega. Ja see armastus, mis neist õhkas, see oli nii kutsuv, et ma tahtsin koguduses käia ja ootasin pühapäevasi. Ja siis ma mäletan, et ühel päeval ma läksin pastori juurde, et midagi rääkida ja pastor küsis mu käest, et kas ma tahaks oma elu Jumalale anda. Ma nõustusin, me tegime patusepalve ja ta kinkis mulle Uue Testamendi, mida ma ka natuke lugesin, aga siis see jäi sinna paika, sest see ei tõmmanud mind kuidagi. Aga ma mäletan ühte hommikut, kus ma läksin tööle ja ma nagu palvetasin kuidagi niimoodi, et ma tahaks ka saada päriselt Jumala lapseks ja see soov tuli südamest. Ja nii see hakkaski siis minema. Ühel hetkel Jumal tõi uuesti mulle need inimesed ja need olukorrad, et ma pean minema ja vabandust paluma ja üles tunnistama, mis ma olen teinud. See oli raske, natuke läks aega, aga need asjad said tehtud tänu ema toetusele. Ja see, kuidas need inimesed reageerisid, see oli tõeline Jumala ime, kuna see oli väga positiivne suhtumine nende inimeste poolt, kuigi mina enda peas mõtlesin juba kõige hullemaid asju. Ja Jumal on võtnud ära minu elust asju nii, et ma ei ole ise tähelegi pannud, et ühel hetkel olen mõelnud, et oi, mul ei olegi enam mingeid selliseid käitumisi või asju. Ja mingite asjadega on olnud võitlust ja tahaks öelda, et suurem osa on võidetud ja mingite asjadega peab ikka maadlema ka. Ja mul oli mingil ajal ka ärevus ja depressioon. Ma käisin arsti juures, võtsin ravimeid, aga ma käisin Tallinnas eespalvel ja ma tean, et Jumal tegi mind terveks, sest pärast seda kadusid ära need asjad ja ma nagu väga ruttu tuli see, kus ma tundsin, et nüüd ma loobun nendest ravimitest ja tänase päevani pole midagi. Vahepeal tahab tulla, aga sellel ei ole võimust minu üle, sest Jumal on mind terveks teinud. Ja see oli minu tunnistus. Aitäh. Ja Taavile annan nüüd mikrofoni edasi. Aitäh sulle, Kätlin, selle tubli tunnistuse eest ja aitäh sulle, et sa olid valmis jagama.
rõõmsalt sellest, mida Jumal su elus on teinud. Nii et südamest tänu ja palvetage Kätlini pärast ja palvetage, et samalaadseid juhtumeid võiks teisigi juhtuda rohkem, kui neid on seni juhtunud. Aga igaua, kui me vist saame siit ühe väikse piibli aluse ka või? Siis saame ametlikult minna jutluse alguse juurde. Aitäh. Rahu sellele kojale. Noogutate, rahu sellele laagrile. Kui me tuleme sellise idamaise Jeesuse aegse tervituse juurde, siis kas te teate, mis selle tervituse ajal juhtus? See ei olnud lihtsalt tere. Tere, rõõm näha, kuidas läheb. Rahu sellele kojale. Rahu sellele laagrile. Mis te arvate, mis juhtub sellise tervituse jooksul? Kas kellelgi on mingit ideed? Rahu tuleb ja Jumala vaim tuleb sinna. Kas sellel on piibellik alus? Ja Jeesus soovis ja mitmed noogutavad, et sellel on piibellik alus. Nii et me oleme õigel teel. Kohe läheme selle juurde tagasi, aga vahepeal üks küsimus. Kas teil on rahu piisavalt, natukene või ülevoolavalt? Ülevoolavalt on ühel rahu. Nii ja naa, see tähendab piisavalt ja napib teinekord või vahest on rohkem ja vahest on vähem. Kaks ausat inimest. Kuidas teistel on? Ma arvan seda, et kui praegu siia astuks sisse üks mittekristlane, siis ta võiks eeldada, et see on paik, kus inimestel on rahu ülevoolavalt ja rahu ülejääk. See tähendab seda, et sul on nii palju, et sa saad teistele jagada. Võiks olla nii. Peaks olema nii. Eks, et kui keegi tuleb, kes ei tunne Jumalat ja kelle elus ei ole Jumala rahu, et siis sa võiksid nii ülevoolavalt olla täidetud, et ta ütleb, et ma ei taha siit ära minna, sellepärast et see on üks imeline rahupaik. Aga kui me läheme, enne kui me läheme tänase põhiteksti juurde, siis Luuka 10. peatükis Imbi ütles, et sellel on piibellik alus. Jeesus ütles, kas te mäletate, mida Jeesus käskis oma jüngritel teha, kui ta läkitas nad välja, saatis nad rahva hulka. Ta ütles veel, et te lähete nii nagu talled huntide keskele. Ja siis ta ütles, et kui te kuskile majja sisse lähete, et mis te peate tegema? Rahu soovima sellele kojale. Ja teate, mida Jeesus edasi ütleb? Kui see rahu vastu võetakse, siis jääge sinna. Ja see on ka piibellik. Ja kui seal on rahulaps, mis siis juhtub? Nüüd jüngrid lähevad kotta kellegi majja, soovivad rahu ja kui seal on rahulaps, mis siis juhtub? Teie rahu jääb tema peale hingama. Aga kui selles majas ei ole rahulast, mis siis juhtub? Veel mitte. Siis teie rahu tuleb teile tagasi. Nüüd, mis asi see rahu on? Ta võib tulla ja võib minna. Ja kui ma ütlesin, et rahu sellele kojale ja siin on tõenäoliselt palju rahulapsi, siis minu pealt tuleb see rahu
teie peale. Ja siis ma pean minema Jeesuse ette, ütlema, Jeesus, täida mind uuesti rahuga. Sellepärast, et osa rahust on välja läinud. Aga kui me oleme ülevoolavalt täidetud, siis ülevoolava tassiga ei ole probleemi, eks ju. Kohvi ei lõpe. No, teed on tervislikum juua. Tee ka ei lõpe, eks ju, kui tass on ülevoolavalt täidetud. Aga kui sul on ainult natukene, siis ei taha sealt ära anda, sellepärast, et omalegi napib. Teie rahu jääb hingama selle rahulapse peale. Ja nüüd siit tuleb minule selline küsimus. Kas meie oleme rahulapsed või ei ole? Oleme. Missugune kategooria võib siis teistsuguseid lapsi olla seal kojas? Kui ühed on rahulapsed, siis teised on rahutuse selle maailma jumalatud, selle maailma vürsti lapsed. Ja ma mõtlen tavaliselt, mul tuleb meelde, kui ma räägin sellest või mõtlen selle teema peale rahu, siis ma mõtlen, et flegmaatikutel on väga hea olla rahulik, eks ju. Sellepärast, et kas muusika on liiga kõva, see ei häiri neid. Kui asjad ei lähe nii, nagu peaks, ei häiri neid. Eks ju, nagu Oskar Luts kevades kirjutab Tõnissonile, astutakse varba peale ja siis ta järsku mõhkab sealt, et pimesik ja võtab oma pekitüki ja leivatüki ja sööb edasi. Eks? Ja ma mõtlen, et tal oli nii lihtne, sellepärast, et tõenäoliselt oli flegmaatik ja ta suutis seda nii-öelda kergelt üle elada. Aga koleerikul palju raskem, väga palju raskem. Selle koha peal asjad ei ole võib-olla nii nagu peaks ja seal ei ole asjad nii palju või nii hästi kui peaks ja pidevalt võib-olla on mingeid selliseid häirivaid asju. Aga mulle tundub selle Luuka 10. peatüki valgel, kui Jeesus käskis jüngritel soovida rahu kojale. Et rahu on midagi enamat kui ainult meie sisetundmus, sisetunne või ütleme selline seisund. Ja palvetame, et Jumal võiks meile täna seda sõna avada. Et me saame aru, mida rahu tegelikult tähendab. Jeesus, me palume, ilmuta meile täna oma sõna kaudu. Mida sina selle sõna rahu, šalomi kaudu tahad meile õpetada. Et me võiksime olla tõelised rahulapsed, ükskõik kas me oleme flegmaatikud või koleerikud. Et me võime olla tõeliselt Jumala rahu edasikandjad. Me palume seda Jeesuse nimel ja kogudus ütleb Amen. Nii, et rahu ei ole mitte ainult see minu tunne või tundmus, või see seisund, mis mul on, vaid see on mingi välispidine Jumala kingitus meie ellu. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et ta andis nendele meelevalla ja ütles minge, kuulutage, tehke haiged terveks ja kui ta räägib varustusest, mida kaasa võtta, mida mitte kaasa võtta, kuhu minna, kuidas minna, kuhu mitte minna ja siis ütleb, kui te kuskile lähete sisse, ütelge rahu sellele kojale. Ja kui selles kojas ei ole rahulapsi, siis teie rahu pöördub teie peale tagasi. Ja kui me nüüd selle kujundi võtame nagu tänasesse õhtusse kaasa, siis me näeme, et rahu on midagi sellist, mis tuleb Jeesuse Kristuse isiku kaudu. Täidab meid, on meie peal, on meiega, on meie sees ja kui sa ütled rahu sulle, siis see ei ole ainult lihtsalt tervist, vaid üks nähtamatu jõud tuleb selle sõna kaudu, kandub inimeste peale, rahu laste peale. Ja siit ma mõtlen, Jumal, aita, et ma oleksin rahu laps. Et ma ei oleks rahutuse laps, et ma ei oleks selle pimeduse, selle maailma ajastu laps, vaid ma võiksin olla Jumala rahu laps. Et minu peal ja minu sees ja minu üle võiks hingata Jumala
rahu. Teate, selles maailmas on tohutu rahu defitsiit. Kristlaste hulgas on rahu defitsiit. Kui pastor ütleb, et ma tean, et ma peaksin rohkem piiblit lugema ja palvetama, siis seal on rahu defitsiit. Ja selle majastu vürst teeb kõik selleks, et rahulasted napiks rahu. Sa mõtleks iga muu asja peale, muretseksid selle, teise ja kolmanda ja neljanda asja pärast ja keegi ütles 80% vist asju, mille pärast sa muretsed, lahenevad niikuinii. Ilma selleta, kas sa muretsed või mitte. Ja sellepärast meie kui Jumala lapsed, rahulapsed, meid on kutsutud olema selles positsioonis, et see Jumala rahu saaks hingata meie peal. Ja kui sul on piibel kaasas, siis teeme selle nüüd lahti Johannese evangeeliumist ja ma arvan, et need 24 peatükk Luuka evangeeliumist, need jäävad järgmiseks korraks, aga vaatame, mida siin Johannese 14. peatükis meile öeldakse ja me loeme siit 27. salmi. Johannese 14, 27. Aga enne kui me seda loeme, on oluline vaadata nendesse eelnevatesse salmidesse ja me näeme seda, et Jeesus tegelikult hakkab oma jüngrite hulgast juba varsti lahkuma ja tema maineteenistus hakkab läbi saama ja ta ütleb, et ma olen rääkinud neid lugusid teile, kui ma olen teie juures. Ja siis ta ütleb, et aga trööstija Püha Vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, tema pärast, kui ta tuleb, siis ta õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen ütelnud. Nii et Jeesus räägib kellele? Jüngritele ja ütleb, et te lähete läbi aegadest, kus mina lähen teie juurest ära, aga Püha Vaim tuleb teie juurde. Ja siis ta ütleb 27. salmis, rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Aamen. Nüüd, kui me vaatame seda sõna rahu, siis Eesti sõnaveeb ütleb selle kohta, et rahu on seisund, kus sa ei ole mitte millestki häiritud. Miski ei sega ja miski ei häiri. Rahulik või rahus olek. Vägivalla, relvastatud võitluse puudumine selles piirkonnas, kus sa oled. Rahu lepingu või rahu sõlmimine või rahu tegemine. Kõik selle sõna variatsioonid või tüli või vaenu puudumine. Ja samas lisatakse siia juurde, et see on ka leplikkus. Et kui sa ei ole leplik nendes olukordades, milles sa oled, siis tegelikult tuleb rahutus hinge. Aga kui sa suudad tänada Jumalat olukordade eest, mis sul on, lepid nendes olukordades, siis rahu täidab sind. Erutuse või ärevuse puudumine ja sisemine rahunemine. Et kõik need tähendusvarjundid on sellel sõnal. Ja siis tuleb huvitav nüanss. Lõpetuseks öeldakse, et see on ka hüvasti jätu soov. Nii et kui eestlane ütleb rahu hüvasti jätuks, siis Hebrea Vana Testamendi kontekstis, ka Uue Testamendi ajastul rahu oli pigem tervitussoov. Ja siin on võib-olla üks asi, mida sõnaveeb on siis nii-öelda mittekristlik keskkond, eks ju, kus me saame nii-öelda selle igapäeva tavakasutuse selgituse. Aga samas on see, et me kristlastena ei pea mitte ainult lahkudes rahu soovima, vaid me võime tervitades rahu soovida, nii nagu Jeesus seda
tegi. Aga kust me ikka saame teada, mida see rahu tegelikult siis tähendab, läheme Vanasse Testamenti. Ja heebreakeelne sõna shalom, mis on ka siis sinna suure hoone seinale kirjutatud, nii et kui sa sealt põlluservast laagrisse hakkad jõudma, siis sa näed, sinna on kirjutatud shalom. Ja kui sa varem ei teadnud, ma arvan, sellist inimest ei ole, eks, aga siis sa nüüd tead, et see tegelikult tähendab rahu. Ja see ei ole mitte ainult selle 22. suvekonverentsi jaoks sinna maalitud, vaid see on ja jääb sinna. Nii et see tuletab meile meelde siis seda heebrea sõna shalomi, mille kohta piiblitõlkijad on nii-öelda kasutanud, piibliuurijad ütlevad, et 25 erinevat sõna, millega on püütud shalomi tähendust edasi anda. Nüüd piibli kommentaatorid ütlevad, et kõigepealt tähendab selle sõna tüvi täiuslikku või veatu olemist või laitmatult veatult elamist. See tähendab, et on miskit, mis on nagu täiuslik, terviklik, tasakaalus, hea käekäik ja väline vaimulik edenemine. Ja shalom mõiste tähistab ka head läbisaamist erinevate isikute vahel. Et me ei pea nii-öelda tänava teisele poolele minema, kui sa näed eemalt, keegi tuleb vastu, eks ju. Su sees on rahu, terviklikkus, sa ei karda teisi. Sa ei ole kellegagi vaenujalal. Ja see on heebrea shalomi mõte. Rahu kui hea olu, kus inimeste vahelised suhted on korras. Ja rahu, piibliuurijad, ja pange seda nüüd eriti tähele. Piibliuurijad ütlevad nii, et rahu ei ole miski, mida inimesel oma jõul luua suudavad. Rahu ei ole miski, mida inimesed omal jõul suudavad luua, vaid see on kingitus Jumala käest. Ja nii, et see ei ole siis ainult, et Tõnisson on seal niimoodi rahulikult, pimesik astus varba peale, saagu ta andeks. Vaid see on kingitus Jumala käest. Ja sellepärast nüüd, kui sa oled rahu tegija, rahu laps, siis Jumala kingitus tuleb ja jääb sinu peale. Hingab sinu peale, saadab sind, käib sinuga kaasas. Ja sellepärast seda Jumala kingitust sooviti teistele. Et kui mina olen saanud Jumalaga sellise imelise kontakti ja osaduse, harmoonia, terviklikkuse ja rahu, et siis ma ütlen, ma soovin seda sulle ka. Ja piibliuurijad ütlevad nii, et Jumala teenistustel Hebrea kontekstis siis templiteenistuses või sünagoogides, kus koos käidi, palus preester õnnistades seda kinki kõikidele kohale tulnutele. Ja vaadake, Vanas Testamendis öeldakse, et kui rahvas on koos, siis sa ei tohi neid lasta ära minna ilma, et sa neid ei õnnista. Ja selle tähendus oli, sa ei tohi lasta inimest ära minna ilma, et sa ei pane Jumala ligiolu inimeste üle. Ja kas see ei ole see, mida Uues Testamendis me leiame, see Jumala hingus, Jumala lähedus ja Jumala arm meie peal. Tänu Jumalale. Kas rahu suureneb? Suureneb. Kas muutub teenistuse lõpuks ülevoolavaks? Nii, et sa ütled, et mul enam ei ole puudu sellest rahust. Las ta voolab, las ta rohkeneb, las ta suureneb. Nii, et ja piibliuurijad, kui sul on piibli konkordants või piibli sõnaraamat, eesti keeles on ta ka olemas selline paks raamat, ma pean ütlema, et ma võtsin sealt need laused, eks ju, see ei ole minu enda väljamõeldis. Seal öeldakse niimoodi, et jumalatud ei saa seda andi.
jumalatud ei saa seda andi. Miks? Sellepärast, et see on Jumala antud and, kingitus rahulaste peale. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et meil on rahu defitsiit, rahutused, hirmud, kartused, ma ei ütle, et mina nendest vaba olen, ka muretsen asjade pärast, mille pärast ei peaks muretsema. Ja ma mõtlesin, et mina tegelikult ei kõlbakski võib-olla siia täna rääkima seda teemat, sellepärast, et minu sees on ka olnud nii palju rahutust. Ja mind on ka võimalik närvi ajada. Ja kodused võivad ütelda, eks ju, et minu hääletoon ka tõusis, eks ju. Ja me oleme sellises seisundis, kus me ei ole alati, see rahu ei saa meid piisavalt kontrollida ja me kasvame selles. Aga tõsiasi on see, et rahu on kingitus Jumala käest ja jumalatud seda andi ei saa. Nüüd, saatan on kaval, tema teeb igasugu aseaineid. Ja siis ta ütleb niimoodi, et mine puhkusele ja võta aeg maha ja seda tuleb teha, eks ju. Aga siis, kui sa esimesed nädalad puhkusel oled, siis sa oled stressis kõigest sellest, mis on olnud. Ja siis sa puhkad ja viimane nädal on nii, et sa pead jälle tööle minema, oled jälle stressis. Ühesõnaga, ükskõik, kas sa siis puhkad või ei puhka, eks ju, see stress tahab nii lihtsalt tulla meie ellu. Eks ja siis mõtled, nüüd on järsku rahu ja nüüd ma saan hingata, siis tuleb telefonikõne, siis see viib kõik su plaanid paigast ära, eks ju. Ja ühesõnaga saatan on kaval ja ta suudab leida igasugu võimalikke asju selleks, et destabiliseerida meie rahulikku olemist Jumalas. Ja siis ta loob selliseid asju, ütleb, et aga püüa ka saavutada sellised rahu ja siis tullakse selliste aseainetega välja, mis viivad Jeesuse Kristuse isikust eemale. Ja inimesed võivad saavutada ka selliseid, võiks ütelda selliseid rahulikkuse või ütleme sellist rahustaadiumi oma elus. Aga ma saan Piibli lehekülgedelt aru sellest, et tegelikult tõeline rahu on Jeesuse Kristuse kingitus rahulastele. Ja sellepärast, kui me seda sõna vaatasime, Jeesus ütleb niimoodi, et rahu ma jätan teile ja oma rahu ma annan teile. Nii et tegelikult see rahu ongi Jumala kingitus sinule, mida sa vajad igal hetkel oma elus. Tänu Jumalale selle kingituse eest, mis ta meile on andnud. Nüüd Vanas Testamendis öeldakse niimoodi, et eriti tähtis oli inimeste rahusuhe Jumalaga. Ja algne rahu on tegelikult Vana Testamendi alguses juba nii-öelda hävitatud patu tagajärjel ja Jumal tahab inimesele andeks andmise läbi selle rahu suhte taastada. Ja kuigi Vanas Testamendis olid erinevad nii-öelda isikud kogesid seda jumalikku rahu ja ei olnud sellist aega, kus püha vaim oleks olnud sellisel kombel maa peal või sellisel moel, nagu ta peale 4 pühapäeva tuli, siis Vanas Testamendis ka oodati seda tulevase rahu saabumise aega. Ja kõik nii-öelda Jumala rahvas Iisrael ju ootas lunastaja tulekut, kes toob selle jumaliku korra. Kui me nüüd vaatame Uut Testamenti, Vana Testament annab meile nii-öelda nagu sellise eelpildi või nii-öelda nagu sellise mustandi selle kohta, mida tegelikult see rahu peaks tähendama. Ja kujutage ette, kui sellel šalomil on 25 nii-öelda sõna, millega seda selgitatakse, siis juba Vana Testamenti šalom oli selline, rahu oli selline tohutu sügav, põhjalik, võimalik Jumalat otsides kogeda ja nüüd Jeesuse Kristuse tulekuga
tuleb see Vana Testamendi igatsuste täitumine inimestele lähedale Jeesuse Kristuse isikus. Ja kui me vaatame rahu tähendust Uues Testamendis, siis kreekakeelne sõna eirene on siis šalomi tõlkevaste Vana Testamendist ja selles tähendab, sisuliselt see tähendab nagu seda sama rahu ja head käekäiku. Ja Jeesuse Kristuse isiku kaudu hakati seda või tähendab siis hakkas see rahu inimeste eludes toimima. Ja sellepärast Jeesus kohtas oma jüngreid peale ülestõusmist, eks? Ja tervitusena kasutas seda juba ka enne. Rahu olgu teile. Ja see ei olnud lihtsalt tervist või tere või tšau, kuidas läheb või mis need tervitussõnad veel on, vaid sellega kaasnes nähtamatu mõju ülekandumine rahu laste peale. Seesmine hingerahu, seesmine turvatunne, seesmine terviklikkus Jeesuses Kristuses ja seestpoolt hakkab välja kanduma, välja nii-öelda tulema meie seest, eks ju, kui sul on südames rahu, kui sul on mõtetes rahu, siis see toob nii-öelda kogu nagu see rahu nagu laskub sinu üle. Ja see hakkab ka sinu välispidises ilmes kajastuma ja peegelduma. Ja Ralf Luter ütleb oma sõnaraamatus, ütleb niimoodi, et Piibli terminite sõnaraamatus ütleb, rahu ei ole hinge muretus ja rahulolu, vaid inimese varjatud olek Jumala ligiduses. Inimese varjatud olek Jumala ligiduses. See tähendab, et mitte ainult flegmaatikute rahutasand, vaid see sisemine lähedus Jumalaga koos täidab meid rahuga. Ja seal on veel üks selline huvitav mõte juures, kus öeldakse nii, et rahu on jumaliku väe mõju. Jumaliku väe mõju. Ja kui me nüüd nende päevade jooksul räägime sellest rahust, siis mõtleme sellele, et ta on midagi, mis tuleb väljaspoolt meid. See on jumaliku ligiolu ja jumaliku väe mõju meie eludes. Ja see tuleb kingitusena Jumala käest, siis me püüame teha kõik selleks, et see kingitus meie näppude vahelt kuidagi ära ei libiseks. Et me säilitaksime selle. Ja kui me vaatame seda rahu temaatikat Vanas Testamendis ja Uues Testamendis, siis me näeme seda, et tegelikult Jumal on üks selline termin, mida kasutatakse jumaliku šalomi taastamine. Et Jumal tahab selle algselt patu läbi rikutud olukorra taastada. Selle läbi, et Jeesuse Kristuse lepitussurma ja andestuse läbi saab inimene seesmise rahu Jumalaga, saab oma patud andeks. Ja see rahu kingitusena tuleb inimese üle. Aitäh sulle, Kätlin, et sa jagasid seda oma tunnistust, aga ma olen näinud seda, kui oluline on see, kui tuleb inimene kogudusse ja hakkab koguduses käima. Ja kui ta jõuab pastori vestlusele ja jutu nii-öelda või pastori jõuab temani. Et siis esimene küsimus, kui inimene minu jaoks on võõras olnud, kas ta on Jumala oma, kas ta patud on andeks antud? Sest patt
ei lase Jumala kingitusel tulla meie ellu. Ja kui patt saab kõrvaldatud, siis Jumala rahu tuleb meie ellu kohe. Jumal ei piira meie eest mitte midagi, kui me siiralt läheme tema ette. Eks ainult patt on see, mis takistab selle jumaliku väe mõju kingituse tulekut meie ellu. Ja kui südamest tuleb palve, ütleb Jumala ees, Jumal, anna mulle minu patud andeks. Ja see on siiras ja ehe ja tuleb otse südamest ja läheb siiralt Jumala ette, siis tuleb Jumala rahu. Ja teate, see on kõige imelisem kogemus, mida paduses maailmas inimene võib kogeda. Ja see toimib tänu Jumalale. See toimib ka tänasel päeval. Ja sellepärast ma arvan, et A-rand või see Gideoni laager, see on õnnistatud sellepärast, et me tegeleme siin selliste igavikuliste küsimustega. Kuidas 22 korda juba suvekonverentsi raames tuleme kokku selleks, et me saaksime õnnistatud, julgustatud ja Jumala andidega täidetud. Ja Jumal tahab taastada inimest. Me teinekord võib-olla vaatame inimese peale ja ütleme, et tema on patune. Jumal näeb teda oma silmade läbi ja tahab tema elu taastada. Päästa. Et see jumalik šalom, terviklikkus võiks olla selle inimese elus. Ja sellepärast Jeesus ütles jüngritele, rahu teile. Ja see ei ole mitte ainult, et lõdvestuge, tundke ennast nüüd vabalt, vaid siin on üks jumaliku väe saladus ja mõju. Et me tegelikult saame Jumala vaimu hinguse enda peale ja kanname seda meie ümber maailma. Ja sellepärast me oleme Jumalale tänulikud, et me oleme Jumala sõnas, mis suurendab, rohkendab ja kasvatab meie rahu. Teate, ma mõtlesin selle peale, et kui rahutusmaailmas inimesed tahavad rahu kogeda, siis kuhu nad lähevad? Loodusesse. Nad lähevad tagasi sinna Jumala loomingu juurde. Eks? Merekohin. Eks? No tänapäeval on võimalik seda kõrvaklappides kuulata, eks ju. Aga inimesed kuulevad sellepärast, et see rahustab. Ta tahab tagasi, tal on üks seesmine igatsus ja vajadus Jumala ligiolu juurde. Linnulaul. Merekohin, päikeseloojang, looduspildid. Ma mõtlen tänapäeva, mõnikord öeldakse, mõni firma on hästi roheline ja ma arvan, et nad ongi rohelised, sest nad teevad asju väga looduslikult puhtalt, eks ju. Aga siis sa lähed kuskile lennujaama ja vaatad, sa oleksid nagu kasemetsas, eks ju. Ja tegelikult seal on mingi klaassein, sinna on ilusad kasepuud joonistatud, eks ju. Ja sa tunned, et nagu oleks, aga mitte veel täiesti. Aga vähemalt natuke sinna poole ja inimesel on see igatsus looja ligiolu järgi. Et sa oleksid seal, kus Jumal on. Keegi ütles, et suurlinnades on inimesed kõik üheskoos üksildased. Inimene igatseb tagasi looja läheduse juurde, selle šalomi, terviklikkuse juurde. Ja Jeesus kutsus oma jüngreid sellesse missiooni. Taastama seda rahu, mis on läinud kaduma. Nüüd me tahaksime näha suurt ärkamist, mina ka. Aga teate mis, me võime selle jooksul käest lasta need võimalused, kus üks inimene saab muudetud ja teine inimene saab muudetud ja kolmas inimene saab muudetud. Ja kui me hakkame üksikjuhtumitega tegelema, siis Jumal saab suurema ärkamise ka tuua. Ja sellepärast väga oluline on see, et see jumalik šalom, Jumala rahu saaks meie eludes taastatud. Ja et me oleme selles missioonis, et ka meie ümberkaudsed ja meie lähikondlased ja meie naabrid võiks saada sellest jumalikust šalomist osa. No ma olen mõtelnud, et kas selles maailmas on võimalik taastada seda šalomi ja mõtlen, et nii palju on kurjust. Eks, no me ei pea
kõike üksi ära tegema. Eks Jumal paneb oma armu juurde ja kas saab või mitte, aga ühel päeval saab see kurjus täielikult võidetud ja Jeesus on juba valmistamas uut maailma. Jumal on valmistamas uut maailma, kus õigus ja rahu valitseb ja elab ja sellepärast nii kaua, kui me siin maa peal veel oleme, nii kaua tegeleme selle missiooniga, et inimesed saaksid uuendatud ja Jumala rahuga täidetud. On üks teema, ma ei tea, kas on mõni minut veel aega? On mõni minut aega? Mitu minutit? Tahate juba ära minna? On üks asi, mida ma mõtlesin, peaksime korraks võib-olla peatuma sellise sõna juures nagu vale rahu. Kas me võime kogeda ka vale rahu? Võib juhtuda. Ja mida teha selleks, et me võiksime seda õiget rahu ja šalomi Jumalas kogeda? Kui me elu ei ole Jumala tahtega kooskõlas, ja meie elus on asju, mille kohta me teame, kuidas Piibel seda nimetab ja milleks ta seda nimetab, aga me paneme ühe silma kinni ja ütleme, et no küll Jumal on armuline ja küll ta aitab. Ega ta siis, ja mina ei ole esimene, kes võib-olla seda pattu teeb. Siis võib juhtuda nii, et meie süda läheb kõvemaks ja me hakkame ennast nii-öelda nagu vale rahuga täitma. Et Vanas testamendis räägitakse, mõningates kohtades tuuakse esile seda, kus oli ka Vanas testamendis prohveteid, keda pärast nimetati valeprohvetiteks, sellepärast, et nad ravitsesid Jumala rahva nii-öelda patuhaava kerglaselt ja valesti ja ütlesid rahu, rahu, ei ole midagi. Aga tegelikult rahu ei olnud. Ja sellepärast, armsad, ma mõtlen, et meie ajastul on ka väga oluline see, et me ei kogeks nagu sellist vale lohutust või et keegi tuleb ja ütleb sulle, kuule, näed, Jumal ei ole mind karistanud, et ma olen ühte pattu jätkan tegemist tahtlikult. Kunagi vist siin suvekonverentsil aastaid tagasi ka mainisin seda, et keegi ütles, et kui sa näiteks oma silmaga himustad ja lased sellel patul kasvama hakata, et siis Jumal ei tee sinu 1/10 silmavaatest pimedaks. Ja kui ta teeks, eks ju, siis me lakkaksime kohe varsti himustamast, eks ju. Sellepärast, et varsti ütled, et veel 10 korda ja siis ma olen sellest silmast täitsa pime. Jumal on armuline patusele inimesele. Ja ta ei karista teda kohe patu pärast. Ja nüüd, mis selle tulemusena on, inimene mõtleb niimoodi, et kui Jumal ei karistanud, järelikult ma võin seda teha. Ja siis täitub vale rahuga. Aga kui me teame, mis on Jumala tahe, kui me mõistame, sellepärast on tarvis olla tegelikult Jumala ligiolus. Sellepärast on tarvis lugeda Piiblit. Sellepärast on tarvis mõista, mis on Jumala tahtmine. Et me ei täidaks ennast vale rahuga arvates, et Jumal sallib mind sellisena, nagu ma olen, kui ma olen tahtlikus ja teadlikus patus. Ja sellepärast palume, et Jumal annaks meile tarkust mõista, mis on õige rahu ja šalom Jumalas. Ja mis on see vale rahu, mida saatan teinekord sosistab ja ütleb sulle nii, et kuule, sinuga pole hullu. Küll Jumal selle ükskord nii-öelda kinni katab sul. Ja sellepärast hoidku Jumal meid vale rahu eest. Kuidas siis säilitada seda jumaliku šalomi ligiolu meie eludes? Kui me hoiame ennast Jumala ligiolus, laseme Jumalal hingata meie peale, täita meid selle temalt tuleva kingitusega, rahuga.
me peame lugema Jumala sõna, me peame palvetama, me peame olema koguduse osaduses, me peame nii-öelda täitma seda, olema seal, kus Jumala vaim liigub. Ja nii nagu ma ütlesin, et mõnikord ka mõni pastor on tunnistanud, et ma olen vähe piiblit lugenud. See ei ole mitte ainult, et me peame piiblit lugema. Me tahame olla seal, kus Jumal on. Ja mõnikord on niimoodi, et kui mina olen oma piibli lugemise harjumust tahtnud rohkendada, suurendada, siis ma mõtlen, et ma juba ootan seda hetke, kui ma jälle piibli saan lahti teha ja lugeda, mis jälle Jumal sealt mulle ilmutab. Vaadake, seal Jumala läheduses olles sa hakkad tajuma ja mõistma seda, kui hea on tegelikult Jumalaga koos olla ja mitte sa ei tee seda käsu pärast, vaid sa teed seda sellepärast, et sa tahad lihtsalt olla selle jumaliku hinguse mõjusfääris. Ja sellepärast armsad, kui Jeesus tuli jüngrite juurde, ühes kohas isegi öeldakse, ta puhus nende peale, eks, ütleb nendele rahu teile. See on tegelikult ühe nähtamatu mõju edasi andmine. Ja sellepärast armsad, oleme nendel päevadel siin ja kui me ka siit ära läheme, oleme nendes paikades, kus Jumal saab meid täita oma rahuga. Jeesus ütles, rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Ja mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Maailma rahu on see, et kui sul on piisavalt raha pangaarve peal või rahakotis, kui sul on kodu ja maja või korter või sul on toit ja kõik asjad olemas ja suhted on head, siis sa oled rahus ja kui kuskilt midagi hakkab logisema, eks ju, siis kohe rahutus tuleb. Jumala rahu saab olla meiega siis, kui me ka arsti juurest tuleme ära ja me ei tea, mis meie diagnoos tuleb või kui me oleme saanud halva diagnoosi, kui meil on majanduslikult kitsas, kui meil on teatud küsimustes võib-olla inimlikult rahutus, sellistes olukordades Jumala rahu täidab meid ja me võime ka sellistes hetkedes kogeda, et ma vaatan Jeesuse Kristuse isikule ja ta kannab mind sellest läbi. Sest rahu ei ole mitte ainult tunne või seisund, vaid rahu on Jeesuse Kristuse isiku kohalolu meie eludes. Ja sellepärast Jeesus ütles, ma lähen ära, aga püha vaim tuleb teie juurde ja ta tuletab teile meelde kõik ja ta ütleb, rahu ma jätan teile ja oma rahu ma annan teile. Ja sellepärast jätkem meelde, et seda rahu ei saa maailma inimene vastu võtta. See on Jumala kingitus rahu lastele. Ja sellepärast me ei ole kuidagi paremad, et Jumal on meile seda rahu kinkinud. Me oleme lihtsalt olnud eelisolukorras. Eestpalved, Kätlini vanavanemad on palvetanud, ema on palvetanud, eks minu pärast on palvetatud, sinu pärast on palvetatud. Ja Jumal on meile seda kogeda andnud. Ja teeme kõik selleks, et see šalom võiks rohkeneda ja suureneda meie endi sees ja meie kaudu kogukonnas ja ühiskonnas. Hoiame ennast Jumala kingituse mõjusfääris. Tõuseme ja palvetame. Jeesus, me anname sinule tänu selle eest, et sina tulid täitma Vana Testamendi igatsust, rahu, šalomi, terviklikkuse järgi. Ja me täname, et sinu isikus sai patune inimene lepitatud püha Jumalaga. Ja me täname, et sina võisid oma järelkäijatele ütelda, rahu olgu teile. Ja sa ütlesid oma järelkäijatele, minge ja ütelge teistele ka, rahu olgu sellele kojale. Isa, me palume, las sinu rahu valitseda meie eludes. Me palume, Isa, las sinu rahu valitseda sellel laagri territooriumil. Me palume, Isa, las sinu rahu valitseda meie kogudustes. Las sinu rahu valitseda meie perekondades.
meie inimeste vahelistes suhetes. me palume, Isa, las sinu rahu jätkuvalt valitseda Eestimaal ja me palume, Isa, et pimedus taganeb. me palume, et vale rahu taganeb. me palume, Isa, et tõeline rahu, mis tuleb Jeesus Kristus sinu isiku kaudu, võiks rohkeneda, paljuneda, suureneda sellel maal. ja me palume, Isa, et me võime olla rahu tegijad, rahulapsed, kelle peal hingab sinu imeline kingitus. me täname sind selle eest. sa ütlesid oma jüngritele teiseski kohas, teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. vaadake Issanda peale, vaadake tema tõotuste peale. ja Jumala rahu, mis on ülem inimlikust mõistmisest, see hoiab teie südamed ja teie mõtted Jeesuses Kristuses. me täname, Issand, et rahu ei ole mitte meie enda saavutatu tulemus, vaid Issand Jeesus, me täname, see on sinu antud kingitus. ja me tahame hoida ennast selles rahus. anna meile seda rahu ja las see rahu jääb meiega nüüd ja alati. ja sinu lastena ja rahutegijatena ütleme selle peale amen, amen. aitäh ja ma palun, tea, kus sa meil oled, tule palun siia. ja nii nagu igal suvekonverentsil on meil ka nendel õhtutel võimalus tulla eespalvele ja ma palun, et palvetiimid, Kaupo ja Viljar, tulge teie siia, siis Rene ja Urmas, teie minge sinna ja siis Vilja ja Julia sinna kõrvale ja neljas tiim sinna risti juurde. Ja kui sa vajad seda rahu oma südamesse rohkem, kui sul oli eile, rohkem, kui seda on täna, siis kasuta seda võimalust, et see Jumala šalom võiks sind täita. Ja veel kord tuletame meelde, et ka 9:30 on siis Kaminasaalis osadusõhtu.